Nii, aga kell kukkus 8 peale ja alustame tänast tooteõhtut, mis on selles mõttes täna huvitav, et me täna ei näita ühtegi toodet, aga me räägime ühest tootest ehk Amway ärivõimalusest. Ja miks me selle just täna siis aasta esimestel päevadel üles võtsime selleks, et kõik, kes täna vaatavad või järele vaatavad, et nad tegelikult saaks aru, mis võimalus meil tegelikult käes on. Et me oleme tihtipeale, me lihtsalt harjume ära ja mina olen selline, kes teeb numbritega hästi palju analüüse ja siis ma aeg-ajalt vaatasin ka siis selle aasta alguse tellimusi. Mõned inimesed teevad seal 13 punkti ja 15 punkti ja 7 punkti ja siis ma mõtlen, huvitav. Meil on ligi 450 toodet. Kas nad tõesti mitte midagi muud ei leia? Meil on naaber reeglina, ma ei tea, ta vist ei tunne sellist numbrit nagu 50. Ta teeb alati 47 või 48. Ja midagi niisugust, jah. Ja siis me teame, siis me näeme, et mida nad siis, me ei näe mitte nende lehte, aga me näeme, et enamalt nad pesevad pesu. Ehk siis on teada, et mis nad siis ostavad. Ei, ma tean, et ta kasutab dušikeeli ja seda ka. See GH, jaa. Et mida see näitab tegelikult? Ei midagi halvasti, eks ole. Aga see näitab seda, et inimene ostab seda, mida ta teab, mida ta on harjunud ostma, eks? Ja kui ta on siit harjunud ostma teatud tooteid, siis neid ta ostab ja ta ei kombi piire väljapoole. Ja neid piire väljapoole ta ei kombi, selleks peab olema mingi põhjus. Miks ta neid piire nendest 3 või 5 tootest väljapoole, miks ta neid ei kombi? Et meie, kes me siin kõik ekraanidel oleme, et me oleme rohkem proovinud kui 3 või 5 toodet. Paljud meist, eks ole? Enamus kuud, sina oled kuud. Okei, kuud. Et kes on rohkem proovinud, see teab ju, et ükski toode ei ole olnud selline, mis ei olnud proovimist väärt. Kui keegi tahab vaielda praegu minuga, siis võib vaielda ka. Siis on mikrofon avatud. Jaa, aga et üldiselt on ikkagi, et jah, ikka ühed tooted meeldivad rohkem või ma vajan mõnda asja rohkem kui teist, eks ole, et näiteks mina vajan habemajamiskeeli tunduvalt vähem kui talis. Aga minu jaoks lõhnab see ikkagi väga hästi. Nii aga just, et ma tean, et need tooted on proovimist väärt. Aga et miks osa inimesi ei proovi sealt piiritest väljapoole, et see on... Üks asi on harjumus. Ja harjumus. Ja teine asi on see, et tal on küll Amway kood, aga ta ei ole kunagi mõelnud, et see võiks olla tema sissetulek. Meil oli eile hommikul konsultatsioon oma ülaliiniga Sirli Truiaga ja temal olid aastavahetusel ühed tuttavad olid siis koos, nad võtsid aastavahetust vastu ja kuna need tuttavad ei olnud varem nende pool käinud, siis see tuttav, ta sai vabalt seal ringi käia vannitoas ja köögis ja siis ta natuke aja pärast tuli Sirli juurde ja ütles, kuule, et ma vaatan, et sul ei ole mitte ühtegi muud toodet kui ainult Amway tooted. See oli veel hoopis paremini öeldud. Ta sai aru, et kõik on Amway tooted, sest Sirli äriehitajana elab ju nii. See on nii nagu meie elame. Et kõik, mis on Amways olemas, meil on ju Amway kaubamast ostatud. Ja see tuttav ütles, et sul on kõik Amway, kas sul normaalseid asju ei olegi või? Ja see normaalne ei ole mõeldud mitte selles mõttes, et Amway asjad oleksid halvad ja siis teised on normaalsed head, vaid et selles mõttes normaalsed, millega tema oli siiamaani harjunud. Normaalseid asju, tavalisi asju, eks ju. Et see paneb mõtlema, kas pole. Ja tuleme nüüd selle juurde, et äkki sa tood nüüd selle näite, mis meil tekkis siis omavahel arutelles, et me tihtipeale ei uuri teatuid asju sellepärast, et me ei tea nendest mitte midagi või kuidas sina näiteks süsivesikute ja valkudega olid üldse enne HelpPointi
suhtes. Ühesõnaga, me arutasime siin selle üle, et kust tekib näiteks, ütleme, et kust tekib see, kas või see motivatsioon või see tahe, motivatsioon, ütleme näiteks neid tooteid kasutada või rohkem uurida või saada teada, et või proovida midagi muud. Ja siis me arutasime siin, ma mõtlesin, et mul tuli pähe siuke asi, et ühesõnaga tegelikult see motivatsioon ikkagi tuleb hästi palju sellest keskkonnast, kus me viibime. Eks ju. Ja ta tuleb ka nendest teadmistest ja enamasti või sageli see keskkond, kus me oleme, see pakub meile neid teadmisi, mis tõstavad motivatsiooni, mis iganes motivatsiooni me siis, kui me vajame mingit motivatsiooni, tuleb minna õigesse keskkonda. Ja see keskkond pakub need teadmised. Ma just mõtlesin seda, et kui Talis vihjasin nende süsivesikute peale, et läbi selle Amway Network 21 keskkonnani on meieni jõudnud HealthPoint programm, mida paljud on väga edukalt läbi teinud. Ja, nii et palju õnne kõik, kes on edukalt teinud ja mida me tohutu huviga ootasime, et millal see tuleks ja siis ma hakkasin eile mõtlema selle peale, et teate, enne HealthPoint programmi ei teadnud mina näiteks, te kindlasti olete targemad kui mina, aga mina ei teadnud, ma teadsin, et on olemas süsivesikud, valgud, rasvad ja kõik muud niisugused asjad. Et on maailmas olemas. Need sellised asjad on olemas ja et need on kuidagi inimese kehaga seotud, aga et mis need täpselt ja on või miks neid vaja on või kuidas miski töötab, mikski on kehale vajalik. Mina ütlen ausalt, et mina ei teadnud ja mind see väga ka ei huvitanud, sest kaalunumber väga suur ei olnud, enam tundus, et enesetunne on ka enam-vähem okei, et kes see viitsib süveneda mingisse valku ja süsivesikusse. Tõesti, see ei tundunud mulle oluline, ma ei mõelnud selle peale üldse väga palju ja ma sain aru, kuidas see oli minu jaoks täiesti ebaoluline siis, just kui me hakkasime selle teema üle täna mõtlema või eile või üleeile mõtlema, ja mida rohkem läbi selle HealthPointi me süvenesime, seda huvitavamaks see valgu ja süsivesiku ja kogu see asi läheb ja mida rohkem sa lähed süvitsi, seda huvitavamaks see läheb. Ja ma peaks ütlema, et praegu huvitab see mind väga. Nii et siit me jõuame teadmiste juurde, aga enne kui me jõuame teadmiste kõvera juurde, siis tegelikult miks tasuks mõelda Amway kaubamaja peale kui enda kaubamaja peale. Et me tihti unustame ära, et meil on enda kaubamaja. Et me oleme niimoodi aru saanud, et mida suuremaks läheb ütleme kas äriehitajal või Amway koodi omanikul see protsent ehk siis see tase, mida rohkem ta tagasi saab, seda teadlikumaks tema tarbimine läheb. Et ma võin mõnede inimeste kohta mürki võtta ja ma ütlen, et neil on tõesti 100% kõik Amway kaubad, mida neil kuskilt on võimalik osta, nad ostavad Amwayst. Et mida neil on vaja, et seda saab Amwayst, siis nad ostavad selle Amway kaubamaja. Ja eriti rõõm on tõdeda, et kui näiteks Anneli, sina oled meie äris üks meie esimesi liitujaid ja sa oled vastu pidanud. Ja ma arvan, et see vastupidamine, kui sa vaatad oma boonuse kontot, ma arvan, see on päris ilus number. Kurvaks vist ei tee. Et me ei hakka sellest numbrist täna rääkima, sest et saage aru, Anneli on tõesti põhimõtteliselt liitunud siis, kui natuke aja pärast, kui liitusime meie ja väga targalt on ta osanud teha vähemalt esialgu 2 jalga kõrvalt ja nüüd on tal 3 jalga, mis kõik teenivad boonust. Et see on see struktuur. Ja see on see 3 struktuur. Ja kui sa suudad selle 3 struktuuri ära teha, meil on palju siin ka 9%-lisi ja oluline on ikkagi jälgida seda, et sul oleks 3 jalga. Ja nüüd ma näitan ühte arvestust. Vaadake, kui palju on võimalik raha säästa, ehk see jääb tegelikult sul taskusse. Me ei räägi üldse sellest, et sa oled partner ja on olemas kliendi hind. Meil on väga palju kliente, kes ostavad meilt kliendi hinnaga. Ja meil on selliseid kliente, kes ise ostavad nüüd Amwayst ja saavad 12% alla ja nad ikka ostavad. Aga see, mida pakub Amway oma partnerile, teate, see on täiesti crazy, kui sa nüüd seda numbrit vaatad. Et ma näitan nüüd ühte seda arvestust. See on ühe meie partneri arvestus, näete.
413 oli korvisumma. Päris suur raha on ju. Ostukorvi summa 413 eurot. Kas ei ole ju väike raha, eks ole? Ja tal läks maha 289 eurot, ligi 300 eurot. Kampaaniad ja allahindlused. Ja pidi maksma 124 eurot. Vaadake, öelge mulle, missugune kaubakeskus pakub teile sellist võimalust. Te ostate 400 eurose toote ja maksate natuke rohkem kui 100 eurot. Et ütleme siis niimoodi, ei ole olemas Eestimaal ja ei ole ka maakeral sellist kaubakeskust. Et kas on mõni kaubandus, kes normaalseid tooteid müües pakub teile sellist võimalust? Ja siin me räägime äriehitajast, kes ütleme füüsiliselt veel seda raha ei saa. Tähendab, tegelikult ütleme makstakse talle peale, sellepärast tal on boonuseid, on ju, aga ütleme meile sillega, meile makstakse selle eest, et te tarbite. Ja ma ütleksin selle ka, et kui te seda vahet nüüd vaatate, see kas 413 või 124, eks ole, 289,65 on see nii-öelda, mis esimese mõttena tundub, et see on kokkuhoid või soodustus. Aga tegelikult, kui mõelda äriliselt, ma ei mäleta ühel koolitusel, kes see oli üsna tükk aega tagasi, aga et kui mõelda nagu majanduslikult ja mõelda äriliselt, siis see ei ole mitte soodustus ja kokkuhoid, vaid tegelikult on see sinu sissetulek, selle inimese sissetulek. See on see raha, mis jääb tema taskusse. See on see raha, mille ta on tegelikult teeninud. Millega? Ta on teeninud selle raha targa tarbimisega. Aga kuhu me tahame jõuda? Me tahame jõuda ikka sinna, et selleks, et targalt ja arukalt tarbida, sest te ju teate, kvaliteetsed kaubad, väga palju kvaliteetseid kaupu saab igalt poolt mujalt ka, aga Amway kvaliteet on tõesti maailma nii-öelda see klass, ütleme, Klass omaette, jah. Ja kui sa mõtled, et kui sa tõesti ainult hambapastat tahad osta, tee ärisused hambapastat saad, ma ei tea, 1 euroga. Kus sa saad hambapastat? Ma ei tea, tähendab... Tegelikult ei tea palju tavapoes. Ma ei tea, palju tavapoes hambapasta maksab. Hakkasime täna arutama, mis mul ei ole õrna aimugi, palju maksab tavaliselt. Ausalt üldse ei tea. Ma ei tea, jah. Aga ei tea tõesti. Aga et selleks, et aru saada, kuidas siin tegelikult raha teenida, tähendab, see ei tule lihtsalt sellest, et ma tunnen väga hästi näiteks pesupulbrit või tunnen väga hästi nõudepesuvedelikku. Ei, ma pean ennast koolitama. Ja selleks on olemas tegelikult väga paljud äripartnerid on meil kunagi, kas on liidrite koolitusel või kuskil me oleme seda näinud, on olemas see nii-öelda eduring. Talis korraks paneb ja siis me räägime selle lahti. Et mitte lihtsalt, et on eduring igaks asjaks, see ei ole ainult, ütleme, see on siuke täiesti üldiselt eduring. Et siin on ta küll, ma võin näidata, ma joonistasin ka, aga lihtsalt ma tõlkisin eesti keelde, joonistasin, aga ütleme, see on siin nagu lihtsalt ilusam, sümmeetrilisem ja korrektsem. Et seal on nagu inglise keeles, et see ring on jagatud, nagu te näete, ma teaks, kellelegi tuleb see tuttav, aga ta on jagatud 10 osaks ja need osad on siis, kui me hakkame ülevalt, eks ole, finantsid, siis lähedased suhted, füüsiline tervis ja keha, spirituaalne tervis, emotsionaalne tervis, karjäär ja missioon, siis panustamine kogukonda, fun ja siis lõbutsemine ja see, mis sul elevust tekitab, perekond ja sõbrad ja pidev kasv, pidev isiklik areng. Et need on need selle eduratta osad, millest iga ühte saaks tegelikult, või võib-olla mitte iga ühte, aga mitutki saaks veel jagada omaette nagu veel väiksemateks lahtriteks. Et siin on, näete, siin on 10 punkti. Ja nüüd on see, et esimene ettepanek on see, et saab igaüks teha endal selle ratta, eks ole. Ja mõte on siis selles, et näete, siin on see skaala, eks ole, keskel on 1 ja mida ääre poole, seda suuremaks numbrid lähevad. Ja mõelda, et esimene soovitus on... Et esimene soovitus on see, et mõelda nagu iseenda seisukohast läbi kõik need rattaosad.
eks ole, kõik need väiksed, need osad. No näiteks, et missugusel tasemel on minu finantsid praegu, ütleme päris kehv ei ole, järelikult ma ei ole 1 ega 2 ega 3. 1-10, kuhu ma paigutan. Tähendab, tahaks ikka rohkem, või mitte rohkem, aga paremini, et siis ma arvan, see kõige paremini on 10. Ma arvan, et praegu ei ole inimesi, kes ütleb, et tead, mul on finantsid kõik 10 peal praegu. Et ühesõnaga, et see mõte on ju see, et me ei räägi edust ainult rahalises mõttes, et sellest ma arvan, et inimesed, kes selles keskkonnas natukenegi on olnud, et me kõik saame ju aru, et edu ei ole ju see, et kui palju ma teenin, vaid edu on teatud balanss ja tasakaal oma eluvaldkondade vahel ja ideaalis peakski see ratas olema veel ümmargune. Et kui te nüüd läbi mõtlete, et käite kõik need punktid läbi ja panete siis sellel skaalal, et tervis näiteks on 8, siis vaatad see vaimne tervis ja tasakaal, mis iganes number sinna tuleb, ütleme, näiteks on 9, võib-olla karjäär ja missioon on 3 peal, et kuhu, mis numbri peale te selle punktikese siis saaksite panna. Aga näiteks Kaisal on fun 10 pidevalt, on ju. Ja sangviinikutel fun 10 peal. Et ma lihtsalt näitan, et ideaalis peaks see ring olemagi selline kena, nagu ta siin on, aga ma tõin ühe näite, et kui paigutad ära, see ei ole mitte minu isiklik, aga ta võib tulla kandiline, ta võib tulla lopergune, sest kõik... Minul ühel koolitusel tuli umbes selline. Ja, et kõik kindlasti ei ole meil 10, meie eesmärk on saada kõik 10 ligidale, aga et kõik ei ole kindlasti 10, et vaadab, ühesõnaga, et proovime vaadata, et igaüks vaatab, ise keegi ei pea kellelegi teisele oma seda täpselt punkte, te võite meile oma selle kuju välja joonistada pärast, et kellel millise kujuga tuli, seda oleks küll huvitav vaadata, aga mis punkt, mis numbri peal on, seda ei pea keegi kellelegi näitama ja kui ei taha oma kuju näidata, ega ei pea ka. Ma panen võib-olla selle kõhu 21. Sa pane see sinna üles, ja see eesmärk peaks olema, et see, et võimalikult ümmarguseks oma ringikene saada ja mis, ütleme, et läbi networki koolituse oleme me kõik õppinud, et selleks, et miks see vajalik on. Me kohe räägime sellest ringist veel natuke. Aga et miks see vajalik on, et ma tahan kuhugi suunas liikuda, siis esimene asi on see, et ma pean ära määratlema, kus on minu alguspunkt, kust ma stardin. Kus on see koht, kust ma stardin? Et ma mõtlen enda jaoks, et ega see ei olegi väga lihtne ülesanne, et kas ma panen nüüd mingile näiteks kogukonda panustamisele, kas ma panen 5 või 6 näiteks või näiteks tervise saab jagada füüsiline tervis, minu keha, minu ilu väljanägemine, minu tervislik seisund, tervis ja tervislik seisund on ka või minu energiatase või siis see, et ütleme, et tervis on hea ja tervislik seisund, võib-olla ma tunnen ennast hästi, aga nii-öelda see fitness või kuidas, mis seisukorras on mu keha parasjagu, kui palju mul on energiat, et selle punkti saab nagu väga lahti veel juppideks lahutada ja kui see kõik läbi mõelda, mis punkti ma sinna tegelikult panna saan. Nii et stardipunkt määrata, et kust me liikume hakkame ja et miks see on oluline, kuidas see seostub Amway toodetega või kuidas see seostub Amway äriga. Või kuidas see seostub network koolitussüsteemiga. Ja kuidas see seostub network 21 koolitusega. Kas keegi tahab mõtteid pakkuda? Et selle ringi eesmärk on tegelikult see, et me paneme nagu selle algustaseme praegu paika ja siis me teame, kuhu me tahame liikuda selle aasta jooksul. Et meil selle aasta lõpuks, kui me teeme selle aasta lõpus, teeme uuesti selle harjutuse. Et meil oleks ring ümmargune. Et siis meil oleks ring, oleks enam-vähem ümmargune. Või vähemasti ümmarguse laadne. Või ta vähemalt tunduks ümmargune. Jaa. Et niimoodi eemalt vaadates vähemasti tunduks ümmargune. Aga selleks, et ta ümmarguseks saada, selleks on vaja mõelda kui ettevõtja, ehk siis aru saada, mis võimalused on sul Amway kaubamajas ja aru saada, et ilma isikliku kasvuta, isikliku arenguta ei tule mitte midagi. No lihtsalt ei tule. Ja siis me siin arutasimegi, et see, et nii-öelda, et see, kohe lähme selle ringi juurde ka, aga et see, et Amway tooted on head, sellest me alustasime ju. Ja et nad on tõesti väga head, aga et see nii-öelda see network 21 koolituskeskkond, nii-öelda see ajutoit, mida me siit saame,
ja see ajutoit ja need teadmised, et tegelikult annavad nendele toodetele lisaväärtuse. Et kui selles keskkonnas, ühesõnaga, kui te kaasa mõtlete, et kui ma tean lihtsalt toodet kui niisugust, et miks näiteks inimene kasutab ainult 3 toodet. Tema jaoks on need 3 toodet need, mis talle meeldivad. Ta on proovinud. Neid ta on proovinud ja nende toodete väärtus tema jaoks ongi see, et need 3 toodet talle meeldivad, ma olen neid kasutanud ja need on head tooted. Ja need 3 toodet ongi Amway. Ja need 3 toodet ongi Amway, eks ju. Aga kui nüüd mõelda, et mis info me saame läbi Network 21 koolituskeskkonna, siis tuleb nendele toodetele see lisaväärtus juurde. Näiteks seesama lisaväärtus, see teadmine. Isegi kui mina ei saa praegu 289 või mis see eurot oma tellimust odavama, siis ma saan selle teadmise, et see on minu jaoks võimalik. Vaadake, kui hästi, kes siin Annela ja Kaisa vaatasid seda Vene tsepi pealt, kui te jõudsite juba seda nii-öelda Eldarri ja Elhan ja Milana Estar, luba ma ütlen nimed ise. Jah, et tahtsin midagi väga tarka öelda. Vabandust, ma segasin ära oma targutamisega. Jah, et Elhan ütles, kui te nagu mäletate, see on ülihea video, soovitame kõigile osta endale lisaks Vene tsepp. Ja paljud on ju seda Eldarri näinud seal lava peal. Elhanni. Või seda Elhanni, jah. Nad on lava peal näinud, aga ja siis oli Milana oli ka, kes siis, kuidas nad rääkisid, kuidas nad on siis liitnud 40 inimest endale nii-öelda fronti põhimõtteliselt. Ja põhimõtteliselt on teinud selle Milana ja selle peale ütles Elhan ütles siis kogu rahvale, teate, kui Milana sai sellega hakkama, no siis teie kõik saate igal juhul hakkama. Nii et ma ütlen veel kord, et kui Milana sai sellega hakkama, siis see, et 3-4 kuu pärast läheks sul tellimusest maha ligi 300 eurot, igal juhul sa saad hakkama. Ma küsiksin niimoodi, et kas siin on keegi, et ärme mõtle, et kas ma teen väga aktiivselt Amway-äri või ma teen natuke vähem aktiivselt või ma hetkel üldse Amway-äri ei tee. Aga kas on võimalik, et siin on täna keegi, kes ütleks, et ei, mina ei taha neid tooteid nii palju odavamalt saada. Ja ta võib julgelt selle käe üles tõsta, ega keegi... ei taha. Jah, tundub, et ei ole. Ja tuleme nii-öelda selle ajutoidu juurde tagasi, tuleme selle ringi juurde tagasi. Et sa tahtsid veel Elhanist midagi öelda? Ei, ta on lahe tüüp. Lahe tüüp, väga, see on lihtsalt üle mõistuse lahe tsepp. Annab niisuguse, tõstab teie emotsionaalset tervist, saab nalja, saab väga palju elutarkust ja saab väga palju äritarkust, et see on nagu uskumatu. Ja kes teevad koos paarina, siis näitab, kuidas paar tegelikult toimib. Ütleme see konkreetselt meie Starovit. Ma tahan kohe öelda ühe sellise lihtsalt nii-öelda soojenduseks, et kuidas siis tuli lava pealt või saalist tuli küsimus, et aga Elhan, et kuidas sa motiveerid Milanat selle eest, et tema ju liidab. Mis motiveerida? Niipea kui on ära liidetud, siis ma saadan talle... Liidab ühe inimese ära? Liidab ühe inimese ära, ma saadan talle Instagrami kaudu väikse südamekese. Korraliku punase südamekese. Ja punase südamekese. Kui liidab 2, saab 2 punast südamekese. Nii et vaadake, kui vähe on tegelikult naistel vaja. On ju nii? Ja, või. Okei. Ja, ei, see on väga tore. See on nagu selles mõttes täiuslik tsepp ja täiuslik plaat, et tõesti, et te saate meelelahutused, te saate teadmised, te saate energia, sealt tuleb nagu
nii palju. Keeleõppe. Kuidas? Jah, keeleõppe saab ka. Keeleõppe ka veel, jaa. Õige, Kaisa. Väga tubli oled, et selle ette võttis. Kaisa võttis vene keele ette. Nii, aga tuleme selle ringi juurde ja tuleme selle ajutoidu juurde ja toodete juurde ja kõige juurde tagasi. Et nagu see ring oli, eks ole, et kui me hakkame mõtlema, et no näiteks, no mis me võtame esimesena? Ärme isegi võib-olla füüsilise tervise puhul võib-olla saab kõige kergemini aru, et kes natuke tooteid teab, eks ole, et kui ma ikkagi ei kasuta mürgist pesupulbrit, see on mu kehale parem. Kui ma kasutan näiteks valgupulbrit, siis kes vähegi natuke on midagi juba õppinud, see teab, et see on mu kehale vajalik, eks ole, et see kõik parandab mu tervist, ütleme niimoodi. Aga kui me võtame näiteks, no mis me võtame? Võtame selle sama emotsionaalse tervise. Emotsionaalne, me teame, et inimene on emotsionaalne olevus, et meil on oskus, kuidas see Beverly Sallee, üks Ameerika legend, ütles, et vaatan aknast välja, et kuidas härra ja proua Pääsuke toimetavad, et siis, et ikkagi, et proua Pääsuke istub pesal ja härra Pääsuke lendab pärast, natuke pärast tagasi ja toob talle midagi ja niimoodi hoolitseb tema käest ja siis ta käib mitu korda edasi tagasi, tuleb jälle tagasi ja niimoodi ta toimetab terve hommikun, ja proua Pääsuke istub ikka pesal. Siis lõunal lendavad nad kahekesi ära, vist läksid lõunal. Siis tulevad koos tagasi ja siis jälle proua Pääsuke istub pesale edasi ja härra Pääsuke hakkab jälle edasi-tagasi toimetama. Ja siis ta ütleb, et huvitav, et kuidas need linnud, et kuidas nende jaoks on nagu nii lihtne, et nad nagu elavad seda elu ja nagu nad teavad, mis nad teevad ja et neil ei ole nagu mingit nagu draamat selle ümber ja et kuidas meie inimestena oskame nagu kõik enda jaoks nagu keeruliseks teha. Või nagu John Maxwell ütleb, et elu tegelikult on kerge, aga seda on raske kergena hoida. Eks? Et võtame selle sama emotsionaalse tervise näiteks, et mis on see, ütleme, Amway Network 21 süsteemis ja mis on see, kuidas see võiks näiteks mõjutada meie emotsionaalset tervist? Kas on siin üldse mingi seos? Raamatute läbi õpitud ma ennast ja teisi. Ennast siis emotsionaalne tervis. Jaa. Aga sa mõtlesid toodet? Ei, üldse. See on nagu, et mida mul selleks vaja on? Raamatuid ma ütleks kohe. Ma arvan, et kõike kokku. Terve see süsteem, et vaata, et meil on see oma kommuun ja see on ju ka kõik emotsionaalne tervis ausalt öeldes ja see, et me vestleme oma vahel nendest mõtetest ja arutleme just. See on ju kõik emotsionaalne tervis. Ja sotsiaalsus ka just. Ja sotsiaalsus ja mis praegusel viimasel ajal kipub ka mõnedel inimestel nagu unarusse jääma, eks ole? Või jääb ainult Zoomi. Või näiteks üks asi, mida meie Talisega arutasime, et see lugedes neid soovitatud raamatuid, lugemine on üldse üks väga kasulik asi, aga ütleme, et süsteemi poolt soovitatud raamatuid lugedes ja kuulates neid audioid, me tegelikult, kui Kaisa ütles, et õpime ennast tundma ja samas me õpime hästi palju, näiteks me saame aru, kus on mingid konfliktsituatsioonid, kus on need kohad, kus ütleme, et me õpime mitte reageerima. Ja kui sa oled neid paljudest kohtadest näiteks kuulnud neid asju, et kuidas mitte reageerida, ma ei räägi üldse ülereageerimisest, aga kuidas jätta reageerimata mingile situatsioonile, või vastata õigesti, et selge on see, et me oleme inimesed, aga et me just arutasime siin, et isegi, et kui mul see ei tule alati meelde, aga kui mul tuleb see meelde ka kolmandikul kordadest ja ma jätan üle või halvasti reageerimata, siis see parandab tegelikult minu suhteid selle inimesega, kellega ma ei reageerinud. See parandab kogu seda minu energeetilist tasakaalu ju. Ma ei lõhu ennast ja ma ei lõhu teist inimest enda kõrval. Ja mul on pärast parem tunne, sest ma tean, et ma olen parem inimene, suutsin jätta reageerimata. Et isegi kui ma ei suuda 100% ei suuda mitte keegi mitte kunagi. Et selle kohta ma tooks jälle näite siis viimaselt Vene Tsepilt, kus siis rääkis, see Mannikova rääkis, jah,
Mankova, jah. Mankova rääkis nimi, keda me siiani ei teadnud, on ju, ja tema rääkis siis seda, et ta kuulas eelmine suvi, kuulas hästi palju Skip Rossi. Ja kuulas ja nuttis. Ta kuulas seda Skip Rossi, seda Dynamic Living seminari veel, see 5 salvestusest koosnev seeria. Kuulas ja nuttis. See on legendaarne sari. Ja mees siis ütles, kuule, et mis asja sa kuulad seda, kui sa nagu nutad? Täna siis kuula. Mul on vaja, et ma ei tea, milleks mul vaja on, aga mul on vaja. Ja siis, kui tegelikult saatus lõi talle ühe paugu, siis selle aasta augustis või eelmise aasta augustis sai ta siis aru, et milleks ta oli seda nii palju kuulanud. Milleks, et sealt ta sai oma sõnumi, sealt ta sai oma... Ja ta ütles, et ma olin nagu, ütleme niimoodi, et selles mõttes ma olin nagu ette valmistatud või et kuidagi, et see oli nii suur tugi, et ainult tänu sellele, et ma seda sarja olin kuulanud, seisan ma täna siin ja saan, ütleme, et saan endaga hakkama ja tunnen ennast hästi. Ta ütles, et mis mõttes hästi, nii hästi, kui sellises situatsioonis on võimalik tunda. Et see, mis juhtus, me ei tea, aga see pidi olema midagi väga tõsist. Nii et ütleme, et see ajutoit ja see kogu see süsteemi info, et ta ühtepidi, ta ju õpetab meid äri ehitama, aga tegelikult õpetab ta meile ju elu. Et just, et kuidas lihtsalt ja õpetab märkama ennast erinevates situatsioonides. Või kui me võtame, seesama isiklik kasv näiteks. Inimesena. Ega niimoodi ei näe seda. Isiklik kasv oli seal ette peal, mul on ta lihtsalt kole, aga ma ei tea, kas paistab. See üks osa sellest. Ma lugesin väga huvitavat asja muide, et see John Maxwellil on see, ma ei tea, Kaisa, sina loed praegu seda raamatut, see 15 kasvuseadust. Mis on vaatejuhid? 15 kasvuseadust, mis on lihtsalt väga hea raamat. Vahet pole, kas ehita Tambejärvi või ei ehita. Aga seda ma ei lugenud sellest raamatust, vaid ühest teisest kohast, et meil on see edur ja eduratas ja et tegelikult see edu ja õnne võti on pidev kasv. See, et me inimesena kasvame, aga et see, mis seal oli väga huvitav, et inimene ei taju kiirust. Ma tükk aega mõtlesin, mis asja see tähendab, kuidas inimene ei taju kiirust. Aga siis hakkasin mõtlema, et mõelda, kui te sõidate autoga näiteks. Anneli näiteks. Kui sa sõidad autoga, sa sõidad teatud aeg, mingil ühel kiirusel, sõidad 30 on liiga väike, ütleme, et sõidad 50-ga, sa harjud, see 50, sa sõidad selle 50-ga, okei. Ei, ma lähen nüüd edasi. Nüüd me hakkame panuseid tõstma. Aga siis sa saad suure tee peale ja ütleme, et sa sõidad, ei tohi küll sõita, aga sõidad 130. See, kui sa lähed selle 130, alguses tundub, et see on nagu maru kiire. Aga kui tee on hea ja sa saad sõita 130-ga tükk aega jutti, kes on sõitnud kiirteede peal, see teab. Mingil hetkel sa ei saa üldse aru, et sa sõidad kiiresti. Et sul on üldse nii suur kiirus, sul tundub, et võiks veel kiiremini. Me ükskord Soomes sõitsime 180-ga. Oli vaja jõuda seminarile. Ja siis öeldi seal eespool, meil oli side ees- ja tagaautodega ja eespool öeldi, et siin võite kihutada, siin ei ole politsei. No ma ei tea. Aga see ei olnud hea eeskuju praegu. See ei ole, palun. Me juba ammu enam ei kihuta. See ei ole koopeeritav. Jaa. Aga et ongi nii, et sa tegelikult ei taju, et sa sõidad kiiresti, et inimene ei taju kiirust. Aga mida inimene tajub? Ta tajub kiirendust. Eks ole, see, kuidas ma sellest 50-st sinna 130-ni jõuan, seda tajun ma ju väga hästi. Eks ju? Ja see on see väga hea võrdlus, et kui ma olen mingil tasandil, siis ma tegelikult ei saa aru, ütleme, et kui ma ennast tahan, isikliku arengu mõttes, siis ma tegelikult, kui ma hoian kogu aeg, olen nagu ühel tasandil, ma ei saa aru, kus ma tegelikult olen. Ma tegelikult ei saagi aru. Aga kui ma iga päev midagi õpin, tegelen millegagi, iga päev arendan, iga päev suurendan seda sisendit ja võtan seda ajutoitu, mida näiteks Network 21 pakub, siis ma tegelikult kasvan iga päev ja siis ma saan aru, et ma liigun kuhugi. Et minu jaoks on see nagu hästi huvitav mõte,
et jah, ega me ei taju seda, kas me seisame paigal või kui kiiresti me nüüd parasjagu liigume. Aga arengut tajume küll. Nii et ütleme isiklikule arengule igal juhul süsteem aitab, rääkimata karjäärist või missioonist, aga kuidas see kõik nagu toodetega seotud on? Nagu omaette küsimus. Jah, siin... Et see isiklik areng ja see, et see isiklik kasv ja see ajutoit, et kuidas see võiks olla toodetega seotud, et seda me enne just mainisin ka see, et see teadmine, see, mis ma siit saan siit keskkonnast, see tegelikult annab ambitoodetele lisaväärtuse ja see lisaväärtus ongi, üks lisaväärtus on see, et sa saad selle enesekindluse, et ma tean, mis veel selle toote taga on. Ma saan seda julgelt rääkida, ma ei karda ja selle kohta, ja kui ma kindlalt tean, et see on tagatud ja kindlustatud kogu selle teadmiste pagasiga, mida ma networkist võtan, eks ole, mida inimesed nende toodetega teevad, mida inimesed on läbi nende toodete kasutamise ja süsteemse kasutamise nagu saavutanud, et mul on see kindel teadmine, siis ei saa keegi mind kui jalust maha lüüa. Ja mul tuli täna meelde, ma sulle ei öelnud seda, mis mul täna meelde tuli, ma üllatan sind ühe asjaga. Et mul tuli sellega, see on natuke naljakas näide, aga selle kohta, et kui ma millestki olen täiesti veendunud ja ma tean ja mul on nagu kindel, siis mind ei saa hirmutada, mind ei saa kõigutada, mind ei saa nagu jalust lüüa. Ja mul tuli meelde üks väga ammune asi, me elasime ma ei tea, mitukümmend aastat tagasi, elasime Tamme linnas ja Talis oli, mida sa tegid, igatahes sa käisid Soome vahet, kui mingid äri sa tegid. Talis käis kogu aeg Soome vahet, siis oli veel see aeg, et meil eriti midagi ei olnud. Just poeletid olid tühjad ja midagi olnud, aga Soomest ta tuli ja alati midagi tõi. Ja ükskord ta tuli Soomest ja meil oli seal sahver ka selles majas. Tuli Soomest ja viskas mingid asjad just ja pane need sahvrisse. Ja meil oli sahvris seal üks suur kapp ja mina kuulsin, et pane sahvrisse, mina võtsin selle kotita ja asju, panin sinna sahvrikappi ja sinna need asjad jäid unustatud, eks ju. Ja siis üks päev ta hakkab ütlema, et mis me süüa teeme. Kuule, ma ei tea, aga võta neid, et ma tõin sealt Soomest, seal olid need mingisugusedki lihapallid ja mingid, mis asjad ma tõin sealt midagi. Ja mina ei teadnud midagi, mitte mingitest lihapallidest ja ma ei mälda, mis asju sa veel mainisid seal. Ja ma ütlesin, et aga sa ei toonud mingeid lihapalle, et mina ei tea lihapallidest midagi. Ma tõesti ei teadnud. Ja siis tema mõtles, ei toonud või ta teadis, et ta oli need ostnud, aga ta ei teadnud, kus need lihapallid on. Ja mina olin täiesti veendunud, mingeid lihapalle kusagil ei ole. Ühesõnaga, mina olin täiesti enesekinde, ühesõnaga tema ei saanud mulle öelda, mina olen lihapallid ära kaotanud ja ei tea, kuhu pannud. Siis läks veel nädal aega mööda, siis hakkas sahvris imelik lõhn levima. Ja siis läksin mina vaatama ja siis selgus, et see kapp, kuhu ma pidin need asjad panema, ma pidin kappi ära panema, siis ma ei teadnud, mis asjad need on. Seal olidki need lihapallid ja muud asjad. Aga kuna ma olin nii kindel, et neid ei ole, neid ei ole olemas, ta pole neid toonud, siis ta ei saanud mind jalust lüüa sellega, et issa ma olen, kuhu ma panin või et ma olen midagi valesti teinud ja ta uskus mind. Et see on see asja mõte, et kui ma olen nii veendunud ja ma tean ja ma ei valeta, siis inimene usubki sind ja sa oledki veenev ja sind ei saa keegi jalust rabada. Jah, aga tuleme nüüd selle ajutoidu juurde, et kõige kiirem viis ajutoidule anda energiat on tegelikult kuulata teisi inimesi. Kuulata teisi inimesi ja ideaalne võimalus selleks on sellel laupäeval. Sellel laupäeval on Network 21 poolt korraldatav Connect, kus üks peaesinejatest väga paljud teist teavad, on Vjatšeslav Petkevitš. Mees, kes pole mitte päevagi käinud palgatööl, mõelge. Ta juba ülikoolis käies alustas Amway äri ja tuleb ja räägib, mida tema teeb just praegu selleks. Et ta oma selles tervituses rääkis, et mõelge, ma ei ole 2 aastat käinud Baltimaades, aga kogu aeg raha tuleb sealt.
Olgu, kui tore tegelikult oleks ju niimoodi, et sa käid ka kunagi, ma ei tea, Türgis või Ungaris kuskil korra käid ära ja mingi aja pärast lihtsalt raha tuleb, aga sa enam ei ole käinud seal. Et esiteks tema ja teine on legend ise, ehk siis meie nii-öelda ülaliin Toivo Rande, kes siis tuleb ka räägib, et mida tema teeb praegu selleks, et Soome äri üles tõsta. Et kuidas seda öelda, et kui sa tahad aasta lõpuks oma seda emotsionaalset ja finantsilist numbrit tõsta, siis ilma teabe juurde tulemiseta ei ole võimalik. Et ma toon lihtsalt sellise näite, et kui sa õpid arstiks, ma arvan, paljudel on ikka keegi tuttav on, kes on arstiks õppinud. Esiteks ta õpib ju, ma ei tea, 7 aastat, siis on pärast veel seal koolitab ennast mingis aspirantuuris või kus asja ja internis või kus kohas nad seal jamavad, on ju. Ja siis nad käivad ju kogu aeg koolitusel. Kogu aeg käivad koolitusel. Miks te siis arvate, et kui ma tahan saada, et ma tahan sealt Amme kaubamajast saada poole odavamalt, et ma ütlen, et tead, ma siin 2 aastat tagasi käisin koolitusel, ma tean kõike. Inimese aju, niipea kui sa jätad kasvamise, sul tekib kohe taandareng. Me oleme seda näinud oma meeskonnas, me oleme näinud seda oma sugulaste peal, et inimene võib mõelda, et ma lahendan ristsõnu, aga see ristsõnade lahendamine on tal mugavustsoon, ta juba teab seda, ta on väga harjunud. Ta käib ilma pingutamata ja tal on ettekujutus, et see hoiab tema vaimu värske ja aju ja mõistuse terava, aga see on ammu muutunud mugavustsooniks ja ei aita üldse. Selleks, et sina areneks, sul on vaja pidevalt uusi asju õppida. Mitte nii, et sa hakkad nüüd kohe Hiina ja Korea keelt õppima, aga midagi väikest. Täpselt nii, nagu Kaisa võttis tõesti julge. Väga väikse asja, et vene keele õppimise. Jah, väga väikse asja, et tahaks nagu vene keelest aru saada. Et seal on ka omad siis metoodikad, kuidas me seda teeme temaga, et aasta lõpus me võib-olla räägime temaga juba vene keeles, aga et oluline on ükstapuha, mida te teete. Et kui te nagu Amwayäri peale ei keskendu, et kui te siiamaani ei ole aru saanud ja kui te täna ka aru ei saa, siis see on täiesti normaalne, aga selleks, et te püsiks vähemalt 80. eluaastani vitaalsed, on vaja pidevalt midagi uut õppida. Paljud mäletavad Peter Matsi, on ju. Riia seminarit. Minu arust ta saab kas sel aastal või sai juba 80. Ülivinge vana. Ülivinge ja väga heas füüsilises vormis ja väga heas vitaalses vormis. Ja vaimses vormis. Ja ta kogu aeg midagi uut õpib. Et kogu aeg planeerib uusi seiklusi, uusi mingit, ma ei tea, ronib mingitele mägedele jälle. Ja nii et 24 eurot on selle Connecti ligipääs. Võtke oma sõbrad ligi, jagage see raha ära ja vaadake. Teate, ma mõtlesin veel seda, et lihtsalt prooviks seekord niimoodi, et me oleme siin natuke ka ütleme sellest energiast ja sellest rääkinud, et me saame ise enda peal katsetada, et kuidas see on, kui me kõik oleme sellel seminaril kohal, mis siis, et see on virtuaalne. Et energia on ikkagi energia, et selleks, et seda niisugust nii-öelda, Nancy Dornan kasutab seda väljendit, collective us, eks ole, et meie kollektiivne, meie kollektiivne teadvus, eks ju. Et kuidas see nii-öelda see ajutoit, kui me seda kõik korraga võtame, et kuidas see meie peale mõjub ja kuidas see mõjutab meie ägedat meeskonda, meid kambakesi koos. Mind küll see väga huvitab. Et teege see otsus enda peas ära ja kõigil, kellel on kunagi olnud mobiili juurdepääs, siis ta saab rahulikult, ta peab lihtsalt oma need paroolid meelde tuletama, läheb oma mobiililehele ja ta saab selle pileti ära soovitada. Kui sul ei õnnestu, siis helista või kirjuta oma kutsujale või ülaliinile või meile ja me aitame. Et igal juhul, tähendab, kui sa ei saa laupäeva õhtul aru,
et see seminar mõjutas sind, siis 5 aasta pärast sa saad aru, 8. jaanuaril 2022 oli mingi asi, mis mind siiamaani mõjutab. Sest see alateadvus toob sulle nagu laine toob välja. Sellega on täpselt sama lugu, et sa tegelikult täna ei tea, milleks sul seda kõike vaja on õppida. Jah. Aga õnneks ei pea siin õppima nii, et nagu luuletusi pähe või mingeid valemeid. Aga et me hakkamegi nüüd nagu kokku tõmbama, sest et pikk jutt on, teate, vilets jutt on ju. Et homme on meil süsteemi õhtu ja homme süsteemi õhtul me räägime natuke täpsemalt sellest eduringist natuke teise nurga alt. Ja räägime läbi väga huvitava visuaalse katse, mida tegelikult annab sulle plaatide kuulamine ja Network 21 keskkonnas viibimine. No see on täpselt nii, nagu Anneli väga hästi ütles, et vot see sama keskkond juba mõjutab sind. Kuidas ütles tegelikult Skip Ross? Skip Ross ütles niimoodi, me kõik oleme liidrid. Me oleme sellepärast liidrid, et me mõjutame kõiki, kellega meie suhtleme. Kõiki oma ümbruskonna, mingit seda ringi, kellega meie suhtleme, me kõik mõjume neile. Oluline on see, kuidas me mõjume. Kas positiivselt või negatiivselt. Kui sa suudad positiivselt mõjuda, siis see ring suureneb ja sa saad väga-väga palju huvitavaid hetki. Aga lõpetame selle funniga. Ära unusta. Ma ütlen ühe asja veel enne, et see üks lause, ka Talis ütles, et me konsulteerisime eile oma üleli Sirri Truiaga, et sealt käis läbi ka üks selline lause, et me räägime ajutoitust ja me räägime väärtusest ja kuidas Amve kaubamaja meie elule ja läbi selle Network 21 süsteemi väärtust saab anda, kui me tahame, et see meile väärtust annaks ja me oleme valmis selle info vastu võtma. Käis läbi üks lause, mis mind väga ka pani mõtlema, et motivatsioonist üks asi, me rääkisime juba ka teine asi, et see muutus, tegelikult muutus algab ju täna. Muutus ei alanud eile, muutus algab täna, kui ma täna midagi teen. Nii, aga nüüd fun, et me seda ratta asja internetist uurisime, et kuidas see eduratas on. Et kui sa fokusseerid edule, et siis selle juures palun ära unusta mõnusat ajaveetmist. Ja sellepärast, et lõbutsemine ja enda hästi tundmine on elu ja edu väga oluline osa. Kui seda ei ole, siis tegelikult ka ei tule midagi. Kui sa oled täna käinud kõndimas hommikul või lõunaaeg või täitsa siin pimedas kobanud seal ja ikka kõndinud. Või lumeinglit teinud. Ja tee endale pikk pai. Enamik inimesi seda ei tee. Tegelikult ka. Et me peame vähemalt ise ennast kiitma. Ja võt selle kiitmisega ma arvan, et me täna lõpetamegi, et siis mõelge siis selle peale, mida annab teile tegelikult see Amway kaubamaja kood. Et mõelge selle peale ja mõelge ka selle peale, et aga mis oleks, kui poole aasta pärast või siis aasta lõpuks on teil tõesti niimoodi, et kui te teete 400 eurose tellimuse, mis praegu tundub ulme. Ja, et ma ei saagi seda teha ja mulle tundub, et ma ei saa seda lubada endale. Ja te maksate mingi 120 eurot selle eest. Siis on tegelikult, siis on ju täiesti jõukohane. Või siis võtame need numbrid natuke väiksemaks, siis läheb asi täiesti kreisiks ära. Et siis ei maksa mitte midagi. Et tasub selle nimel pingutada ja selleks, et seda teadmist saada, selleks on ikkagi laupäevane seminar. Nii et ilusat õhtut teile, rahulikku und. Urvo pidi rääkima seda asja. Sa unustasid ära. Jah, korraks siis tõmbame, kerime hästi kiiresti tagasi ja siia juurde käib ka tegelikult see, et praegu on meil ju selline programm, et kliente saab liita niimoodi, et klient saab endale kohe numbri ja klient saab 12% odavamalt. Ja kliendi tellimused tulevad sinule isikliku käibesse. Urvo, kuidas sul sellega oli, mis sa nagu avastasid ja et kas see raha, mis sa said, kas see oli kööme või täitsa normaalne? Kui inimesega tegelesin, siis on ju, eks ma
seadsin talle nagu variandid ette ausalt, et nii nagu on, kas sa ostad siis kaubad 100%, nii nagu tavalisest poest on ju, või siis liitud süsteemi, saad seal kuni 30% alla, kuigi on siis aastamaksu kohustus seal 10 eurot kopikatega. Või siis tuled kliendina, ostad kuna tahad, et siis sa ei sõltu nagu sellest, kelle kaudu sa ostad ja pead ootama, kuna on ju tema tellib, et saaksid oma kaupu tellida. Saad ise käia ja tellida, sa maksad natuke rohkem, aga sinu konto ei kao mitte kunagi ära. Ja siis, kui nüüd jõulude ajal üks klient tellis kaupa, seal circa natukene üle 100 punkti, 110 või niimoodi, siis selle pealt kohe kukkus või konteeriti, nagu seal kirjas oli, minu kontole 12 eurot sentidega selle eest. Et see oli kohe peale tellimuse tegemist, mitte nii, et järgmine kuu on ju. Kohe peale tellimuse tegemist. Jah, kohe. Ja. See konteeriti kohe. Mõelge, kas see on palju või vähe? Ei pea ootama. No, ma arvan, et seda oli piisavalt, mitte millegi eest. No kurvaks ei teinud, eks ole? Jah, et tasub mõelda, et just see sama, mis nagu Urvo ütles, et me pakume välja kõik võimalused, kõik need toidud taldriku peal ja inimene ise valib, mida ta tahab. Aga et ma arvan, et selle valikuga nüüd täna lõpetame, oli tore teid näha ja magage rahutult. Kiiresti. Kiiresti, hästi ja kiiresti. Halba und teile. Seda ei toi naljagi teha niukast. Ja homsel süsteemi õhtul siis kohtume ja vaadake Marju videot, vaadake, kui ta leidis võimaluse, kuidas oma külmkapp puhtaks saada. Kellel veel koristada? Väga äge. Minu arust tuli see üli hea video, nii et meil on siin ikka täielikult kunstnikud on juba tekkinud. Au ja kiitus sinna Pärnu poole. Mitte millestki midagi, täiesti tore. Kõik läks patta. No nii, head õhtut. Sul on kips või? Mul on eilsest kips. Kusid või? Esmaspäeval oli nii libe, et ma ei tea, läksin koeraga hommikul, no korraks tuli nagu tšuh, mõtlesin, et ei, no olen ettevaatlik ja ei teist korda ikka ja siis mõtlesin, et ma ei tohiks nagu pea peale kukkuda ja siis no, käsi läheb automaatselt sinna alla. Ma ei kukkungi pea peale, vaata pasti läks. Vimalast peas loll veel olnud, eks ju. Võiks väike ajalugu ainult. Hea kipsi pandud. No parane ruttu. Ja suppi said tehtud kõik, mis see Eesti... Et kõigile, kes tellisid Lätist glükosamiini, homme läheme Läti või Läti Valka järgi, nii et homme peale lõunat saate kätte, kes siin Tartus on ja kes on kaugemal, nendele paneme posti. Ja Marjune on ehe näide sellest, et vaadake, et kui te midagi soovite, siis seda te saate. Ei kukkunud pea peale. Ei kukkunud. Selle kipsiga oli ühes Vene filmis väike nali kunagi, et umbes eesti keeles oli niimoodi. Läksin magama, ärkasin, kips. Prasnulsada kips. Pomnju. Väga tore, olge terved, ilusat õhtut kõigile.